eelmises klipis rääkisin sellest, et inimesed peaksid suhtuma üksteisesse vendluse vaimus. Mida tähendab see vendluse vaim, eriti Eesti mõistes? No minu kogemused on see kõige lähedasem asi sellele laulupeo vaim. Tahtsin ka rääkida natuke sellest laulupeo vaimust ja selle tähendusest. Ja ka tänases kontekstis nii-öelda. Et ma tegelikult praegu läheksin tagasi ajas umbes 2 aastat tagasi, kui ma sattusin tööasjus Pakistani, täpsemalt Pakistani pealinna Islamabadi. Töötasin sel ajal inimõiguste organisatsioonis Minority Rights Group International Londonis ja meil oli just algamas üks projekt Pakistani noortega. Selleks, et erinevate kultuurimeetodite, sealhulgas tänavateatri kaudu ja üldisemalt teatri kaudu seista eest usu ja rahvusvähemuste õiguste eest Pakistanis, täpsemalt sellises linnas nagu Quetta, mis on ühe Pakistani provintsi Balochistan pealinn. Ja et veidi lihtsalt tausta avada, siis Quetta linn on väga mitmerahvusväline, väga mitme religiooniga linn. Ja see on ka selline geopoliitiline pingekolle, et seal on kõik Al-Qaedad ja islamiriigid ja Pakistani Taliban, Afganistani Taliban ja päris tihti toimuvad seal pommirünnakud, igasugused terrori intsidendid ja tavaliselt kannatavad nii-öelda tsiviilisikud loomulikult. Ja kuigi seal on väga palju erinevaid rahvusi ja religioone esindatud, loomulikult siis Pakistanis domineeriv sunni islam, aga ka šiiad, hindud ja ka kristlased, palju erinevate Pakistani hõimude esindajad, siis seal ongi tekkinud küllaltki pingeline olukord enda erinevate rahvuste ja siis usulahkude vahel. Ja selline sektantlik konflikt on päris suur. Ja siis meie Minority Rights Groupis arvasime, et seda probleemi võiks aidata lahendada sellega, et Quetta linna kooli noortele õpetada tehnikaid, kuidas läbi teatri, läbi draama rääkida nendest probleemidest, mida ka need noored igapäevaselt seal tajuvad. Et selle kaudu siis ka võib-olla aidata kuidagi moodi kaasa sellele olukorrale. Ja sattusingi siis Islamabadi ja sinna oli tulnud kohale Quetta linnast umbes 20 Pakistani noort. Kõik esindasid neid erinevaid rahvuseid ja ütleme siis usutunnistusi ja pidasime seal paar sellist toimekat koolituspäeva. Õhkond oli väga positiivne, sõbralik. Ja ühel õhtul need Pakistani noored korraldasid nii-öelda kultuuriõhtu. Kultuuriõhtu tähendab siis seda, et siis ütleme erinevate rahvuste, erinevate piirkondade esindajad tulid nii-öelda lavale ja rääkisid enda päritolust, enda kultuurist, näitasid enda rahva rõivaid, laulsid, tantsisid, mida iganes. Ja see oli selline väga, väga meeleolukas üritus ja kuigi mul otseselt, ma ei esindanud seal Eestit ja mul polnud ka kavas seal Eestist eriti rääkida, see oli nagu kõrvaline teema. Siis loomulikult ma ei saanud rääkimata jätta midagi ka Eestist ja Eesti rahvast ja Eesti kultuurist ja siis pidin koha peal välja mõtlema, millest ma räägin. Ja lisaks sellistele baasfaktidele, et kus Eesti asub ja palju seal rahvast on, mõtlesin rääkida laulupeost. Muidugi taust on see, et see seltskond, ma arvan, et nad mitte lihtsalt ei teadnud midagi Eesti kohta, aga ma arvan, et paljud polnudki võib-olla kuulnud sellise riigi või maa olemasolust, nii et see oli nendele täiesti uus informatsioon. Ja siis mõtlesin, et räägin ka laulupeost. Ja mitte isegi niivõrd ei räägi, aga näita endale laulupidu. Ja siis leidsin YouTube'ist ühe toreda klipi viimasest üldlaulupeost, Tõnis Mägi Koidu laulmisest, mis kõigepealt tuli ettekandel ainult koori poolt, pärast tuli autor ka laulma. Väga, väga ülev klipp kahtlemata. Ja siis, kui see seal mängis ekraanil, siis Pakistani noored istusid kuidagi niiviisi poolringis ja kuulasid ja vaatasid.
ma mõtlesin, et huvitav, et mis nagu efekti, kui üldse see nendele nii-öelda annab. Ja kui see klipp oli läbi, kui need viimased nii-öelda aplausid olid seal peetud lauluväljakul, siis võttis seal ruumis, kus me olime maad, vaikus. Vähemalt pool minutit, võib-olla kuni minut. Ja ma tean, mida see vaikus tähendab. Kas nendele meeldis, ei meeldinud. Ja lõpuks siis nagu päästa piinlik olukord, siis küsisin, et mis te siis arvasite, mis te arvate sellest lauluidest. Ja siis vastused olid umbes sellised, et me oleme sõnatud. Ja veidi hiljem umbes nii, et miks küll meil pole midagi sellist? Või et kui ainult meil oleks midagi sellist? Ja te mõistate, et see taust ongi selline, et kuna see Guetta on niivõrd sisemiselt lõhestunud ja seda vägivaldne seal nii palju ja sellist koos olemist, koos viibimised. Meelavaldused on põhimõtteliselt seal ilmselt keelatud just selliste terroriohtude tõttu. Siis just seda koos olemist on seal niivõrd vähe. Tegelikult Pakistani ühiskonnas vist ainuke nagu aeg, kui kogu Pakistan keskendub ühele asjale, on Pakistani ja India kriketimängud. Aga kuna Pakistan on viimasel ajal põhiliselt pähe saanud Indialt, siis see ka ei ole nii väga ülev. Igatahes tulles tagasi meie laulupeo juurde. Ja siis pärast selliseid lühikesi, aga väga ütleme põhjapanevaid kommentaare nendelt noortelt hakkas tekkima mingi vestlusring, kus nad juba nagu reflekteerisid seda klippi juba mitte niiviisi, et kommenteerides seda laulupidu, aga nad hakkasid rääkima täiesti üldistel, isegi filosoofilistel teemadel, inimlikkusest, sellise koosmeele vajalikkusest. Ja see oli väga, väga huvitav ja mis, ütleme, see oli minu jaoks nagu üks see hetk, kus see fraas, et eestlane olla on uhke ja hää, ei olnud mingi sõnakõlks, aga oligi olla väga uhke ja väga hää. Ja ma mõtlesin, et see laulupidu ja üldisemalt, ütleme, see Eesti rahva narratiiv, et kuidas me ennast vabaks laulusime ja kõik see, et see on võib-olla üks paremaid asju, mis meil on ja üks paremaid asju, mida me saame ka maailmale pakkuda, sellepärast, et tegelikult maailm vajab rohkem sellist laulupeo vaimu paljudes riikides, võib-olla enamikes riikides. Ja ehk siis ka kui rääkida sellest, et kuidas Eesti saab panustada maailma probleemide lahendamisesse, ka pagulas küsimusse. Et võib-olla, et see ei olegi tingimata see, et võtta pagulasi vastu, seal mõni 10, mõni 100, mõni 1000, aga võib-olla, et see ongi Eesti kogemuse jagamine seal, kus nad asuvad, seal, kus need pinged on alguse saanud. Siin on palju mõtlemisainet tegelikult, et mis see Eesti sõnum või Eesti nii-öelda mõtte maailmas võiks olla. Ja see oli siis see Pakistani kogemus. Jätame nüüd Pakistani kõrvale ja tuleme tagasi Eestisse, tuleme tagasi tänasesse päeva. Et see meeleavaldus Riigikogu ees, mis nüüd hiljuti toimus. Et see ei ole lihtsalt selle laulupeo vaimu puudumine. See on vastand sellele. Samamoodi nagu on mateeria ja on antimateeria. On ka laulupeo vaim ja on see, mida me nägime seal sellel meeleavaldusel. Et need visuaalsed kujundid, Mikser Võllas ja Eesti president tehtud mingisuguseks islamiriigi habemikuks. See on vastand kõigele sellele heale, millest ma enne rääkisin. Ja see on tegelikult kummaline selles mõttes, et on üsna tõenäoline, et need samad võllapuu hoidjad ka olid seal üldlaulupeol, kus lauldi Koitu. Tõnismäe Koitu. Ja ilmselt Sven Mikser
oma perekonnaga oli ka seal üldlaulupeol ja laulis Tõnismäe Koitu. Ja nüüd on justkui ühed reeturid ja teised patrioodid. Tegelikult on väga häbi ja väga piinlik on selle üle, mida mina nägin, aga läbi interneti loomulikult. Aga see tekitab ka küsimusi sellest, et kas siis see nii-öelda laulupeo vaim, kas see tegelikult siis oli olemas ja on kusagil vahepeal kadunud või teda võib-olla, et see ongi olnud kogu aeg mingisugune fiktsioon ja et see Eesti rahvas ongi olnud nii lõhestunud ja rohkem nagu üksteisele hunt kui see, et nagu rahvuskaaslased või midagi sellist. Et ma tahaks siiski loota, et see laulupeo vaim ei ole olnud fiktsioon ja et midagi on tõesti vahepeal, just nendel vahepealsetel aastatel, võib-olla viimastel kuudel läinud oluliselt hullemaks. Ja ma arvan, et see nii-öelda Eesti rahva sisene lõhestumine, mida me nägime seal, et see on nüüd üks asi, mida ka siin eelolevate, ütleme siin valimiskampaania jooksul ja peaksid kõik erakonnad, kes vähegi tunnevad vastutust selle rahva ja riigi ees, peaksid selle peale mõtlema ja peaksid aitama lahendada seda olukorda. Ja seetõttu ma arvan, et ma ei oska ennustada neid valimistulemusi, aga ma arvan, et see vajadus Eesti ühiskonnas on just sellise poliitilise jõu või poliitiliste jõudude järele, kes suudavad leida mingisuguse sellise tuuma, mingisuguse tsentri, aga mitte tsentri tingimata selles tähenduses, et kusagil seal olla seal nii-öelda vasaku ja parema keskel, aga mingisuguse sellise idee, keskse ühendava idee, mis tasapisi aitaks seda Eesti rahvast ja riiki natuke rohkem kokku tuua. Et seda laulupeo vaimu kas või natukenegi oleks meil ka laulupeo vahelistel aegadel, mis võib-olla isegi on veel tähtsam kui see laulupeo ise. Ja ma arvan, et siin on tõesti poliitikutel väga suur vastutus ja kindlasti ka loomeinimestel, et saata väga selge signaal ühiskonnale. Ja teisipidi, kui me seda ei suuda teha, siis tekib küsimus, et mis rahvas ja mis rahvusriik üldse, milleks me seda rahvusriiki vaja on, kui me ei suuda omavahel täiesti elementaarse viisakusega suhelda. Mis aga mikserisse puutub või ütleme mikseritesse, siis ma arvan, et mikseritele võiks anda mikserid võiks tööle panna selles funktsioonis, milleks nad on mõeldud. Ja üks väga hea viis mikseri kasutamiseks on teha kamavahtu. Kusjuures, kas te teadsite, et kõige parema kamavahu saab urvaste kamadest? Et ma ise lähengi praegu neid tegema.